Paalberg on valmis avaringist palli mängu panema, nüüd ta seda ka tegi ja ka siin katsetab ja proovib ja natuke ka olude sunnil, aga siin pall kasti ja suurepärane esimene tõrje Richard Alandilt ja jääb pall mängu. Tanimovolt uus kõrge kaarega tsenderdus, Basseri suunas, pall lahtine, Basseril käed laiali ja penalti Tammekale. Koppel ei kõhelnud eriti, vaid kohe ikkagi näitas penaltipunktile. Siiamaani näitab, et kõik ikkagi selgelt tuleb ekraani juurde ja tavaliselt see ju tähendab seda, et kui videokohtunik kutsub peakohtunik ekraani juurde, siis on põhjust otsus ümber pöörata. Tundub, et Koppel on otsuse nüüd langetanud. Vaatame, mida ta näitab. Ja näitab, et ei ole penaltit. Uuesti Pajo. Sööd karistusalasse, seal on Sild, kes võib ise ka lüüa, lööb ka, tugev löök, aga Aland on valmis ja tugevaid käsi, et see löök ära võtta. Kaugelt, oi milline värav, Sander Kapper. Mees, kes on siin viimastes mängudes skoori teinud, teeb seda jälle ja veel millise värava lööb Kapper. Ja Vaprus praegu tähistab, said selle värava ja ees ründeliinis Tanimova, Basser ja Koskor. Aga siit hoopis Vapruse võimalus, stenderduskasti, kaugelt Aaloal võimalus ja tuleb sealt jätk ja tuleb värav. 46. minutil ei ole siin esialgu vähemalt mitte midagi kasu sellest Tammeka vahetusest, sellepärast et Martin-Kris Paalberg laseb noole publikusse ja 2-0 Vaprusele. 2-0 Vaprusele teisel poolel kiiresti käis see finaali võidulugu padab vastu tõenäolist võidulaulu, aga siit Tammeka võimalus ja läheb pall üle värava ja väravat löönud Premium-liigas. See on päris korralik põud, aga siit tahab juba kolmandat Vaprus Veelma selga. Uus senderdus, päris hea surve peal, lahtine pall ei ulatu sealt Aaloe. Nüüd Pajolt tuleb senderdus, tuleb päris heasse tsooni ja saab Utseri klaaritud. Nüüd Utser ise kukub kaugelt löök ja Nõmm tõrjub. Aga Koppeli vile vaikib, pall karistusalas, Paalberg otsib sealt Pajo veel, aga Epton ja penalti. Ja penalti Vaprusele ja kollane kaart Eptonile. Ja on nüüd vaja arstiabi ka Pajole. No ootame. Välja versus Aland. Välja lööb ja Aland tõrjub. Korralik tugev löök iseenesest, aga Alandilt ka õige pool valitud ja et halvasti läks see olukord. Pall kasti, Alandilt järjekordne tõrje. Palliga Ottus on, nüüd on võimalus. Tammekal võimalus, aga Ott Nõmm toob jalatõrjega välja Eptoni löögi. Kiiresti lahti, välja. Madal tsenderdus, seal pall lahtine, endiselt pall lahtine, mehed pikali olles. Veelma rünnakule tõusnud. Läbise löögile, alla nurka lahtine pall ja see on väravas, kui ei ole suluseisu. 70. minutil saab Tammeka ühe värava tagasi. Ja oi, kui oluline see praegu Tammekal oli. Äsja vahetuses sekkunud Robin Mattias Müür, karjääri esimene värav Premium-liigas ja oi millisel hetkel. Väga palju seda tähistada ei saa, sellepärast et pall kiiresti keskringi ja Miilid senderdus karistusalasse ja seal põrkab pall enne väravat maha. Põder kukub ja kõik. Pärnu Vaprus alistab Premium-liiga 13. vooru avalahingus kodus Tartu Tammeka 2-1. Tartu Tammeka kapten Richard Aland, 1-2 kaotus. Kõrvalt vaadates üsna selline võrdne ja tasavägine mäng, palju võimalusi mõlemal. Mis need sinu esimesed mõtted pärast kohtumist on? Jah, nõus. Et võib-olla seal esimene pooleg me nii palju neid ohtlikke olukordi ei suutnud tekitada, et neil oli seal rohkem mingeid asju, aga teine pooleg läks see võib-olla selliseks
küllaltki lahtiseks mänguks ja eks see, kuidas öelda, teise poole alguses esimene värav, eks see natuke võib-olla lõi meid nagu rivist välja, et see oli selline peataolek, aga lõpuks ei andnud alla ja pusisime edasi ja lõpus läks nagu põnevaks. Aga see mäng oli ikkagi kohati selline lainetena, et kohati oli see Vapruse käes, siis oli teie käes, siis jälle Vapruse käes, siis teie käes. Oskad sa öelda, et miks see võis nii olla? Jalgpallivõlu. Et nii palju klassi meil veel ei ole, et kuidas öelda, domineerida neid mänge niimoodi, et vastane üldse palli ei saaks, aga töö käib selle nimel. Sul endal olid täna ka käed-jalad tööd täis, korralik penaltitõrje, veel mõned päris head reaktsioonitõrjed, kauglöögid, et ei piisanud, aga enda mänguga suures plaanis võib rahule jääda või oleks saanud nende väravate puhul ka midagi teha? No jah, selline keeruline, et see esimene tuli ka nagu maskist natukene, et võib-olla seal oleks natukene riskinud, oleks seda positsiooni paremini valinud, oleks ehk jõudnud, aga lõppkokkuvõttes, kuidas öelda, 0 punkti ja lõpuks vahet ei ole, kas ma tõin seal midagi välja või ei, et kui sellest midagi ei saa, siis suva täiesti. Teil oli teisel poolel selline kaitseliin, ma julgeks arvata, et võib-olla teil üldse pole olnud, et äärekaitses olid Pedmanson ja Veelma keskkaitses Miil ja Karis, et põhimõtteliselt mitte keegi oma õigel positsioonil, et kui raske see olukord praegu üldse võistkonnas on, just kaitses kipitab päris palju. Jah, eks suures pildis, teistpidi tuleb nagu au anda, et kui mehed ei mänginud nagu nii-öelda oma originaalpositsioonil, et kõik võitlesid, kõik olid tublid, selle koha pealt nagu etteheiteid ei ole, aga jah, ütleme nii, et otsime siis seda kaitseliini, mis pidama jääks, et töö käib. No, 4. kaotus järjest, seekord ei kaotanud kuivalt, suutsite skoori teha, selle needuse murda, aga need Siim Valtna mõtted, ideed, kas need vaikselt hakkavad tasapisi nüüd kohale jõudma, eelmine mäng tegelikult Kaljuga ka oli korralik võitlus, napp kaotus, et seekord ka üheväraline kaotus, hakkavad need ideed kohale jõudma ja läheb see asi paremaks? Kindlasti hakkavad, et eks põhiliselt töö käibki selle, kuidas öelda, esialgu on vaja tagaasjad pidama saada ja korda saada, et siis sa saad hakata nagu asju edasi ehitama, et maja ehitus algab ka ennekõike vundamendist, et eks meil need vigastused on ka nagu piisavalt räsinud ja nagu näha, siis iga mäng või üle mängu on uued mehel uuel positsioonil, et eks see võib-olla teeb asja keerulisemaks, aga kuidas öelda, teistpidi arenevad kõik. Olgu, aitäh ja me ootame järgmise mänge. Tuleb meie juurde Sander Kapper Pärnu Vapruse poole pealt. Tere Sander, 2-1 võit, kui hea meel praegu siin Rannastaadionil olla on? No nüüd on väike sükene, kus ma ütlen, saime natuke seedida, saime natuke nautida, emotsioon läks korra hästi lakke ja nüüd on natukene saanud seedida, kuidas see mäng siis oli. Võit, ma arvan, et oli näha, et viimased 20 minutit me ikkagi väga tahtsime võita, me natukene muutusime ebakindlaks enda tegutsemises, aga jällegi kõrgliiga võit on kõige olulisem. Sama küsimus sulle, mis Richardile, et see mäng käis, vähemalt mulle tundus lainetena, et vahepeal oli ühe võistkonna käes, siis teine, siis jälle üks ja teine, et sinu arvates, miks see nii oli? No, mis esimesena pähe tuleb, on võtmemoment. Oleksime penalti sisse löönud, siis oleksime laiali läinud. Oleks isegi võib-olla suurema skooriga see mäng lõppenud, sest mulle tundus, et kõik läks nagu meil nagu hästi, tuli välja. Kõik oli nagu tipp-top, kontrollisime ja ma ei tea, see 2-1 vära teeb ikka natuke närviliseks, sest meie jaoks oli see nagu must win game, eks me pidime võitma selle mängu. Ja ei, Tammeka, selles suhtes, neil on Basher meeletu suurkuju, neil on Koskor meeletult suurkuju, neil on veel see suuri kujusi, et siuke pika palli kaitsmine ongi vaheti nagu mitte keeruline, aga ettearvamatu. Ma näed pika palli ette, keegi saab kuskil puuta, pall kukub, okei, sa saad selle võib-olla veidi ennetada, kuhu see pall võiks kukkuda, aga lõpuks on niisugune loterii ja mul on ülimalt hea meel, et me võitsime täna. Ja esimese poole lõpus sa mõtlesid, et vist tahaks seda maikuu ilusama väravatiitlit endale või kirjelda see värava olukord lahti?
ma arvan, et see Narvamaa oli natukene keerulisem, et seal rinnaga omaks ja etteristi siin sihuke, kusjuures mul on trennis kõik siuksed löögid tulnud see nädal, et jälle ütles ka peale väravat, et no see pidi minema, sest sul on trennis kõik siuksed ulme üle puusalöögid läinud, et jah, et kui ma võidan kuu parima värava, siis kringel on kindlasti olemas riietusruumis. No, kui trenni vorm kandub edasi väljakule, siis on ju hästi. See Harju mängus värav löödud, see vist oli aprillis, et vaikselt juba tahad ronnida sinna kuu sümboolsesse koosseisu ka. Ei, iga tunnustus on tegelikult tere tulnud, aga sellele me liialt ei keskendu. Meie jutt riietusruumis on see, et vahet ei ole, mis su panus on, oled sa varumängija, oled sa põhimängija, oled sa tuublist tulnud mängija trenni, meie hindame iga mängija panust, sest see on see, mis viib meid edasi. Siin ei ole indiviide, siin on kõik võistkonna mängijad ja seda me proovime siis parandada. Kõige tähtsam ikkagi teie jaoks see, et see kahemänguline kaotuste seeria, tegelikult see seeria oli pikem kui see Harju võit välja arvata, et neid punkte väga ei tahtnud tulla, et nüüd on mingisugune pund pealt maha saadud ja tabelis võiks justkui taas kuhugi poole ronima hakata? Tead, see võitude seeria ja kaotuste seeria mulle üldse ei meeldi, sest esiteks see sõltub nii palju, millised mängukalendrid sul on ja see sõltub nii palju, me ei pööra selle tähele, me läheme mängult, sest me mängime niikuinii 4 korda iga vastase vastu, et kui sa võidad ühte vastast, ütleme, ma ei tea, nõelas Florat, aga sa kaotad omasugustele, siis sellest Flora võidust pole väga palju kasu, et keskendume enda tegemistele, enda mänguplaanile ja sellele, et me oleksime mängult paremad, kui mitte, siis miks me seda teeme, me tahame olla paremad kui eelmine mäng. Olgu, aitäh, palju!